alistame ennast talle ja lihtsalt paneme oma silmad talle kõige selle keskel, mis on meie ümber. Lihtsalt paneme oma fookuse talle ja igatseme teda ja lihtsalt otsime teda ja oleme näljased ja janused tema järele. Ja me lihtsalt, meie tänane teema on siis nälg ja jalu ja ma alustuseks lihtsalt loeksin 2 kirja kohta ka. Ma loen kõigepealt siis Johannese 4:11 kuni ma arvan, et ma loen kuni Johannese 4:11 kuni 15. Nii. Samaaria külast tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle, anna mulle juua, aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu ostma. Siis Samaaria naine ütles talle, kuidas sina, kes oled juud, küsid juua minult, Samaaria naised. Juudid väldivad ju igat kokkupuudet samaarlastega. Jeesus vastas, kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett. Naine ütles talle, Issand, ämbrit sul ei ole ja kaev on sügav. Kust sa siis saad selle elava vee? Ega siis sina ole suurem kui meie isa Jaakob, kes andis meile kaevu ning jõi sellest ise, samuti ta pojad ja ta kariloomad. Jeesus kostis, igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle, aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Ja naine ütles talle, Issand, anna mulle seda vett, et ma ei januneks enam ega peaks aina käima siit ammutamas. Ühesõnaga, Jeesus on elav vesi. Nagu meie ümber on nii palju võib-olla praegu toimumas ja lihtsalt see, et me teaksime, kus seda otsida, kelle järgi olla janune ja näljane. Lihtsalt me ei leia seda elavat vett mitte kusagilt majalt, me ei leia seda sotsiaalmeediast majalt, me ei leia seda maailmast, me ei leia seda mitte kusagilt majalt. Jeesus on see üks, see ainus, see tee, tõde, elu. Ta on meie tee välja igast meie mis iganes olukorrast, mis iganes probleemist. Temas on kõik need lahendused, mis me vajame. Temas on see elav vesi, mida me vajame. Me ei leia seda elavat vett ja seda, mis iganes elu leib ja lihtsalt kõige seda, mis on Jeesuses. Me ei leia seda mitte kusagilt majalt, me leiame seda ainult temas, sest ta on tõeline. Ta on tõeline Jumala poeg ja ta on elav ja ta on nii hea ja ta lihtsalt tahab anda meile seda elavat vett ja ta tahab ja lihtsalt anda meile seda elu leib ja ma lihtsalt kohe loen ka järgmise kirjakoha, mis on Johannese 6:35, kus Jeesus ütles neile, mina olen elu leib, kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. Ja lihtsalt siin Jeesus ütleb nii otseselt, ta lihtsalt ütleb, et mina olen elu leib ja mina olen elav vesi, kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi. Jeesus on hea karjane ja ta on lihtsalt, ta on nii hea ja ta tahab anda meile nii palju. Nii et oleme näljased tema järele ja otsime teda, sest temas on nii palju, mida avastada. Temas on nii palju lihtsalt seda head ja erinevaid ande ja lihtsalt Jumal tõesti andis Jeesuse meie eest, et me võiksime lihtsalt saada lihtsalt, et meil oleks see tee, et me saaksime lihtsalt olla
lihtsalt olla Jumala ligielus. Ja ma täiega julgustan teid igat ühte avama oma südamed ja lihtsalt olge avatud talle ja lihtsalt tõesti otsige teda, sest temas on nii palju head ja temas on nii palju erinevaid ande ja lihtsalt asju. Ja see on nii imeline, Jeesus on nii imeline, tema on elu leib ja tema on elu vesi, keda me peame otsima. Ilma temata me lihtsalt ei saa, me vajame teda. Me ei saa ilma Jeesuseta, me tõeliselt vajame Jeesust, sest tõesti, tema on meie lahendus. Et tema on see, kelles me saame täidetud üle voolavad, üle loomulikult. Et lihtsalt ülistame teda ja lihtsalt igatseme teda, oleme näilased ja Jeesus on tõesti tänasid lihtsalt selle hommiku eest ja lihtsalt tänase päeva eest ja Jeesus lihtsalt me tõesti lihtsalt me palume selle teenistuse ajaga, mis meil on sinu kätte, Jeesus, lihtsalt ma tänasin iga inimese eest, kes vaatab lihtsalt seda teenistust ja kes lihtsalt tõesti on seal kusagil arvuti või mis iganes ekraani taga, Jeesus, sina näed neid ja sina näed meie südameid ja sina lihtsalt tõesti oled elav vesi, sa oled elu leib, sa oled see, kelles me saame täidetud. Mitte miski muu ei saa meid täita, maailm ei saa meid täita, mitte miski muu. Jeesus, sina oled vabadus, sinus on vabadus kõigest hirmust, kõigest mis iganes kahtlustest, segadusest, mis iganes murest ja koormast. Jeesus, sinus on täielik vabadus. Jeesus, ma tänasin selle vabaduse eest, mis on sinus. Jeesus, sinu nimel ma kuulutan täielikku vabadust lihtsalt igaühe üle, kes lihtsalt vaatab seda teenistust. Jeesus, sinu nimel täielik vabadus. Jeesus, ma tänan, et sa oled nii hea ja ma tänan, et sa tahad anda meile nii palju. Ma tänan, et sinus on nii palju. Ma tänan, et tõesti, et sinu sõnas on nii palju. Jeesus, ma palun, et sa annaksid meile seda nälga ja janu sinu järele. Et me tõeliselt otsiksime sind, et me oleksime näljased ja janused iga päev sinu järele. Jeesus, ma tänan, et me ei leia seda mitte kusagil mujal. Me ei saa lihtsalt täidetud nagu täielikult niimoodi mitte millegi muu, Jeesus. Tõesti, ma tänasin sellest, et sa lihtsalt tahad anda meile seda elavat vett, sa tahad anda meile seda elu leiba. Sa nii igatsed lihtsalt seda, et me lihtsalt tuleksime sinu ette, et me lihtsalt igatseksime sind, Jeesus. Sa nii igatsed lihtsalt seda isiklikku osadust ja seda aega meiega, Jeesus. Jeesus, tõesti lihtsalt tule lange meie peale, lihtsalt tule täida igaüks, kes seda vaatab, lihtsalt tõesti, Jeesus, ma tänan, et sa oled siin ja ma tänan, et sa oled ka lihtsalt meie kodudes või kus iganes kohtades, kus me oleme, Jeesus. Ma tänan, et sa oled meiega koos igas kriisiolukorras, igas eriolukorras, mis kehtestatakse, Jeesus, sa ei hülga meid iial, sa lihtsalt oled meie kõrval ja sa oled meiega koos, Jeesus. Ja ma tänasin sellest, et sinus on kõik lahendused, Jeesus, sinus on lihtsalt kõik, mis me vajame. Jeesus, me vajame sind ja me vajame lihtsalt seda, et sa täidaksid meid taas ja taas ja taas. Jeesus, lihtsalt me igatseme sind. Me oleme näljased ja janused sinu järel, Jeesus. Ma palun lihtsalt taevad võiksid olla avatud lihtsalt siin paigas ega meie kodudes, et tõesti, et sinu püha vaim võiks vabalt voolata, Jeesus. Lihtsalt tule muuda olukorrad, mis on vaja, Jeesus. Me alistame ennast sulle ja me paneme kõik sinu ette maha. Kõik need mured, kõik need igapäevased mõtted, lihtsalt Jeesus, me anname sulle üle ennast ja me paneme kõik sinu ette maha ja lihtsalt, Jeesus, me tahame panna oma silmad sinule ja ristile, lihtsalt aita meil panna oma fookus sulle, lihtsalt kõige selle keskel, mis toimub meie ümber, Jeesus, lihtsalt tõesti. Lihtsalt ma palun, et me suudaksime lihtsalt tõesti panna oma fookus täielikult sulle, Jeesus. Jeesus, lihtsalt puhasta meid igasugusest, mis iganes rämpsust ja mis iganes asjadest, mida me võib-olla oleme selle nädala jooksul endale sisse söönud, kas siis telekast või mis iganes muude asjade kaudu. Ma lihtsalt kuulutan puhtust igaühe üle, kes lihtsalt seda vaatab, ühte täielikku vabadust. Jeesus, sinu nimel ma kuulutan ka tervist, Jeesus, lihtsalt inimeste üle ka, kes on võib-olla
kui ka füüsiliselt eestlaste südamed lihtsalt, et tõesti, et lihtsalt ka ihud, et kui tõesti, et kui keegi on haige, siis Jeesus, sinu nimel me kuulutame täielikku tervist just nüüd Jeesuse nimel ja me murrame ja me lõikame läbi kõik saatana valed, mis iganes needused, mis iganes nõidused, mis iganes sellised asjad, mis ei ole sinust, Jeesus, sinu nimel. Me lõikame läbi ja me lihtsalt murrame maha. Jeesus, sinu nimel me lihtsalt kuulutame ühtesid täielikke läbimurdeid ja võite lihtsalt meie igaühe elu üle ja lihtsalt igaühe üle tõesti, kes seda vaatab, Jeesus, sinu nimel ühed läbimurded, ühed võidud, Jeesus, tõesti. Ma tänan, et me oleme võitjad koos sinuga, ma tänan, et sa oled andnud meile nii suure ja imelise meelevalla. Me võime lihtsalt sinuga koos palves ja lihtsalt usus läbi murda, mis iganes ahelad ja mis iganes sidumised ja asjad. Lihtsalt ma tänan, et tõesti, et lihtsalt me oleme võitjad koos sinuga, Jeesus. Tänu sulle lihtsalt kõige eest, Jeesus, sa oled nii hea. Sa oled nii hea, Jeesus. Jeesus, me vajame sind, Jeesus, me igatseme sind. Jeesus, tänu sulle kõige eest. Amen. Ja lihtsalt ülistame Jumalat, lihtsalt täname teda, lihtsalt tõesti anname ennast talle üle ja lihtsalt usaldame kõik tema kätte. Tema on parim ja temal on parimad lahendused igale olukorrale. Elav vesi enu levi, täida meri. 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 Jeesus, mu sydänt avada, Jeesus, mu meeled avasta, Jeesus, mu elu laienda, Jeesus, vaid sinust teinetud sa oled Kristus, me päästede, sa oled püha vaim, kes elab me sees, sa oled tõde elu allikas, sa oled leib, vaid sinust täidetud sa. Vaid sinust täidetud sa. Elav vesi enu levi, täida meri. Elav vesi enu levi, täida meri. Elav vesi enu levi, täida meri. Sydänt avada, Jeesus, mu meeled avasta, Jeesus, mu elu laienda, Jeesus, vaid sinust teinetud sa oled
me päästed teed. Sa oled püha vaim, kes elab me sees. Sa oled pööre elu allikas. Sa oled leibad sinust täidetud saab. Sa oled Kristus, me päästed teed. Sa oled püha vaim, kes elab me sees. Sa oled tõde elu allikas. Sa oled leibad sinust täidetud saab. Sa oled Kristus, me päästed teed. Sa oled püha vaim, kes elab me sees. Sa oled tõde elu allikas. Sa oled leibad sinust täidetud saab. Ja siis peale teateid saame ka kuulata Jumala sõna. Siis kuna Eestis on siis hetkel eriolukord, siis selle olukorra tõttu meie teenistused ja lihtsalt kõik need pühapäevased Jumala teenistuste sõnumid ja teated, need on jälgitavad siis pühapäeviti kella 11 Facebookis, siis Levi Kaare kiriku alt ja need on ka 17:00 on pühapäevased teenistused siis YouTube'is ja siis õhtul kell 17:30 on ka Pildiraadios on need teenistused jälgitavad. Ja esmaspäeval on siis kordus Pildiraadios kell 17:00, siis Kuressaare Pildiraadios on kordus igal esmaspäeval meie teenistused ja pühapäeval kell 11 saab vaadata Facebookist. Nii, ja siis ka selle eriolukorra pärast on hetkel kodugrupid ja palvegrupid ja ülistusproovid ja noorteõhtud ja erinevad sellised kogunemised, need on peatatud. Need on peatatud kuni 1. maini seadusega. Ja nagu kui läheb edasi, siis need lõpuks lihtsalt peatuvad siis, kui olukord paraneb. Aga loodame, et see lihtsalt et need kogunemised on peatatud siis kuni 1. maini ja siis, et see sealt edasi läheb. Loodame parimat. Ja me lihtsalt soovitame kõikidel tööharu juhtidel ja erinevatel kodugruppide juhtidel ja mis iganes kogunemiste juhtidel lihtsalt kasutada erinevaid tehnilisi vahendeid,
ja mille vahendusel on meil samuti võimalik lihtsalt koos palvetada ja pidada piiblitunde ja lihtsalt peeta aega ka nagu läbi tehniliste vahendite ja lihtsalt teha erinevaid osadushetki ja ma usun, et Jumal võib liikuda ka läbi ekraani, ükskõik kas see ekraan on vahel või mitte, Jumal lihtsalt võib liikuda kõikjal lihtsalt meie eludes, sest ta on elav meis. Ja kui te soovite lihtsalt anda omapoolse finantsilise toetuse, siis teil on võimalik kasutada internetipanga võimalusi, mis siis on Eesti Kristlik Nelipühi Kirik Kuressaare koguduse arvele ja see arve on minu teada ka Nelipühi kiriku lehel olemas üleval. See arvenumber, et saate sealt vaadata, aga ma loen selle arvenumbri ette, et kes tahab, saab üles kirjutada. Siis EE 3022 0022 10 110 46 ehk kes tahab, saab üles kirjutada ja siis kanda. Aga jah, sellise arvenumber ja need olid teadete koha pealt siis kõik ja lihtsalt ma täiega julgustan teid lihtsalt olema avatud ja lihtsalt avatud Jumalale ja sellele, mida Jumal tahab teile öelda ja mille kaudu teid kõnetada, sest ma usun, et Jumal lihtsalt tahab ka öelda nagu selle järgneva sõnumi läbi meile võib-olla midagi või lihtsalt Jumal tahab kõnetada ja puudutada meid igat ühte ja ma usun, et ta võib teha ka seda täna. Nii et ma kutsuksin üles lihtsalt Tõnu usina ja ta jagab meile Jumala sõna ja lihtsalt seda, mida Jumal on pannud talle südamesse. Amen. Tere. Tere hommikust kõigile. Aga palvetame alguseks. Isa taevas, ma tänan, et sina oled Jeesus kuningate kuningas, isandite isand ja kõik vägi ja meelevald kuulub sinule ja sina valitsed. Jeesus, sina ütled, et iga põlv peab kummardama sinu ees ja iga keel peab tunnistama, sina oled issand. Ja täna me oleme sinu lapsed, issand, ja me ülistame ja kiidame sind ja austame, isa, kui meie maa ja rahvas on täna ühes eriolukorras, issand. Me palume selle olukorra sinu kätte, issand, ja me palume armu meie rahvale, meie maale, issand, meie inimestele, isa. Me palume armu meie vendade ja õdedele, kus nad iganes on, issand. Et meie silmad võiksid olla pööratud sinu peale, issand. Et meie süda võiks olla kiindunud sinust, issand. Et meie tõesti südamesilmad võiks olla avatud ja me näeksime, isa, mida sina oled juba teinud Golgata ristil, issand. Et me võiksime tõesti nõjatuda nendel asjadel, kus on juba Golgata ristil tehtud, et su kallis veri on valatud, issand. Sa oled toonud Golgatale võimsa ohvri, issand. Ja me teame, issand, et see ohver on täna ikka veel maksev, issand. Sina oled ikka veel kuningate kuningas ja valitsed, issand. Ja need olukorrad ei saa meid mitte rööpast välja lüüa. Issand, need olukorrad ei saa röövida, issand, ära meie usku, seda, mis meil on sinust, issand. Isa, ja me palume, et sa avaksid sõna ka, issand, et see sõna võiks puudutada südameid, issand. Et see võiks üles ehitada ja innustada meid Jeesuse nimel edasi minema, issand. Sellel teekonnal, milleks on meid kutsunud ja valinud. Amen. Aga ma loen Jumala sõna ja ma loen seda Rooma kirjast. Ja see on Rooma kirja 8. peatükk ja 14. salm. Siit algust. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim lõib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjapõlve vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapsepõlve vaimu, kelles me hüüame Appa isa. Seesama vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui ka Kristuse kaaspärijad. Et kui me ühes temaga kannatame,
siis meid ühes temaga ka austatakse. Sest ma arvan, et sellesenase aja kannatused ei ole midagi tulevase au vastu, mis meil peab ilmsiks saama. Sest kogu loodu ootab pikki silmi Jumala laste ilmsiks saamist. On ju kogu loodu heidetud kaduvuse alla, mitte vabatahtlikult, vaid allaheite tahtest, ometi lootuse peale. Sest ka kogu loodu ise päästetakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste au vabadusse. Sest me teame, et kõik loodu ühtlasi ägab ja on aina sünnitusvaevast hälini. Aga mitte üksnes seda, vaid isegi need, kellel on vaimu esmaend, ka meie ise ägame enestes ning ootame lapse seisust oma jõulunastust. Sest me oleme päästetud lootuses. Ent lootus, mida nähakse, ei ole mingi lootus, sest mida keegi näeb, kuidas seda veel loodab. Aga kui me loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikkusega. Aga samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrustele, sest me ei tea seda, mida paluda, nõnda nagu peaks. Ent vaim ise palvetab meie eest sõnades väljendamatute ohkumistega. Aga südamete uurija teab, mis vaimul on mõttes, et ta kooskõlas Jumalaga kostab pühade eest. Aga me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb, neile, kes tema kavatsuse järgi on kutsutud. Sest keda ta on ette ära juttunud, need on ta ka ette ära määranud, olema tema poja näo sarnased, et tema oleks esmasündinud paljude vendade seas. Aga keda ta on ette ära määranud, need on ka kutsunud ja keda ta on kutsunud, need on ta ka õigeks teinud. Et keda ta on õigeks teinud, neid on ta ka austanud. Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma poega ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikidest. Kuidas ta ei peaks siis temaga meile kõike muud annetama? Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on, kes õigeks teeb. Kes on, kes võib hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel, kes meie eest palub. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahastus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või häda või möök? Nõnda nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päev, meid arvatakse tapa lambaiks. Aga selles kõiges me saame täie võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud selles, et ei surm ega elu, ei inglid, ei vürstid, ei käesolev ega tulev, ei vägevad, ei kõrgus ega sügavus ega mingi muu loodu võib meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesus meie Isandast. Amen. See on üks julgustav tegelikult sõna, kui täna maailmas igasugused olukorrad on. Ja see maailm meie ümber, need inimesed, kes meie ümber on, kes ei tunne Jumalat, ma näen, kui palju nad hirmul tegelikult. Nad ei tea, mis on toimunud, sest see on paljude jaoks täiesti uus olukord. Et sellist olukorda ei ole mitte kunagi olnud, kus sellised asjad levivad üle maailma, kus ei olegi ühtegi paika maailmas, mis oleks nagu kaitstud selliste viiruste asjade eest. Ja kunagi, ma mõtlesin, et Saaremaa on selline maailma lõpu koht, kuhu ei ulata mitte midagi, et me oleme siin väga kaitstud ja hoitud, aga tänapäeval me näeme, et kogu maailm on avatud ja tegelikult me ei peaks üldse absoluutselt meie kui Jumala lapsed. Me ei peaks selle asjadest hirmu tundma, sellepärast, et Piibel räägib nendest asjadest, et sünnivad sellised asjad. Ma ei ütle, et Kristus tuleb täna või homme tagasi, ma ei räägi sellest, et ma räägin, et need on nagu Piibel ütleb, et nagu naine, kes on lapse ootel, tema ellu tulevad need sünnitusvalud ja need on ka maa sünnitusvalud. Aga kui me oleme Jumala lapsed, siis Piibel ütleb, et see on kõige esimene asi, et me peaksime võtma või vaatama sellele Jeesusele, kes meid on päästnud, kes meid on uuesti sünnitanud, kes on teinud lapseõiguse osaliseks, et meil on üks tohutu privileeg. Ja see on meie positsioon olla Jumala poeg või Jumala tütar. Ja Jumal on seda teinud ja kui me vaatame läbi ajaloo, läbi Vana Testamendi, siis me näeme, et igas olukorras Jumala rahval on olnud üks privileeg olla eraldatud hoopis muudest rahvastest. Kui me vaatame Noa päeva näiteks, siis me näeme, et Noa
oli oma poegadega eraldatud sellepärast, et ta armastas Jumalat. Ta oli üks õige mees Jumala ees ja Jumal eraldas tema teisest rahvast, kes hukkus veeuputuse läbi. Ja kui me vaatame Moosest, vaatame Egiptuses Jumala rahvast, siis kui me vaatame kõik need õnnetused, mis seal tulid, küll pimedus ja sääsed ja parmud ja konnad ja mis iganes need õnnetused tulid, need tulid ainult Egiptuse peale. Nad ei tulnud tegelikult Jumala rahva peale. Jumala rahvas oli eraldatud, temal oli valgus, teistel oli pimedus. Ja ma usun, et Jumal on oma rahva ära valinud, tegelikult ja kutsunud ja meil on üks privileeg selle tõttu, et me oleme tema omad. Aga siin on üks saladus tegelikult ja ma tean, kui praegu tänapäeval väga palju tsiteeritakse seda laulu 91. Seal on üks saladus, mis ütleb, et ta minusse on kiindunud. Ja see on see, kui keegi on Jumala laps, kui keegi on andnud oma elu Jumala kätte. Vaata, siin on see kiindumise moment, kui ma olen issandasse kiindunud, siis need privileegid kuuluvad mulle. Mitte see, et ma lihtsalt olen, kuidagi, ma ei tea, ei võta neid asju tõsiselt. Aga kui ma olen kiindunud temasse, siis ma tean, et Jumala asjad kuuluvad minule. Ma olen tema ära valitud sugu tegelikult. Ma olen tema laps, ma olen tema poeg, tema tütar. Ma olen nagu see kadunud poeg, kes tuli tagasi ja isa andis tal kõik kallimad asjad. Ma tean, et isa armastab mind ja tal on kõige paremad asjad minu jaoks varus. Ükskõik, mis mu elus ei juhtu. Ma tean, et Jumal on mind kutsunud ja valinud ja tema plaan minu elus läheb täide. Ja kui ta ütleb siin, et sest kogu lood ootab pika silmi Jumala laste ilmsiks saamist. Kust tulevad tegelikult, kust saavad Jumala lapsed ilmsiks? Jumala lapsed saavad ilmsiks paljudel kordadel just rasketes olukordades, kus meie kõrval on inimesed, kellel oli lootus tegelikult. Mul on üks kolleeg, kes kui see koroonaviiruse asi hakkas, siis ta ütles, kui mina ei korda seda mitte midagi. Aga kui tuli teadaanne, et väga sellised tuttavad inimesed, väga ligidased inimesed on haigeks jäänud, siis ta suure kiiruga ütles kohe mul puhkuse välja ja läks kohe minema töölt ära ja läks koju. Ja ma näen tegelikult, inimesed võivad küll ütelda, aga tegelikult nende elu näitab, nad kardavad väga. Ja ma usun, et Jumal tahab just sellise eriolukordades oma laste kaudu tuua ilmsiks tegelikult selle julguse, mis meil on Kristus meie sisse andnud tegelikult. Mitte see, et Piibel ütleb, et mitte liha kaudu ma ei julgu, vaid selle kaudu, et Jumal on oma vaimu sisse andnud. Jumal on mind kutsunud ja valinud ja Jumala arm on mu üle, et ma ei ole mitte ülbe selle peast, aga ma tunnen, et Jumal seisab selle taga. Ja kui me vaatame kas või Taanieli raamatusse, kuidas need 3 meest, kes ei ole nõus olnud Jumalast nagu lahkuma, siis see eriolukorras Jumal ilmutas oma au tulises ajus. Jumal ilmutas oma au ja ma usun ka teinekord võib-olla me peame läbi minema teatud olukordadest, aga Jumal tahab, et tema lapsed saaksid ilmsiks, sest Jumala au saab ilmsiks tema laste kaudu tegelikult. Nii et ma usun, et need asjad on meil julgustuseks ka tänapäeval, et me läheme läbi teatud kohtadest. Nüüd on paljudel aega ja kodus istuda võib-olla, et ei ole nii palju väljas käimist, aga väga palju on ka meil tänapäevaste tehniliste vahendite kaudu võimalus saada osa mitmetest Jumala teenistustest üle maailma, ka vanematest asjadest. Mul viimasel ajal, ma olen vaatanud mitmed korrad, on videod tehtud nendest meestest, kes kunagi Nõukogude Liidu ajal usukangelastest, kes on pandud vangi ka oma usu pärast, kes ei ole ütelnud Jeesusest ära, kes on läinud vangi. Mitmed on istud aastakümneid vangis lihtsalt sellepärast, et nad on Jeesust väga kalliks pidanud ja nad ei ole mitte midagi nagu ära andnud selle vastu, nad on ütelnud, ei, ma ei ütle Jeesust lahti. Ma kas ei kannatan ja lähen läbi ja nendest meestest ma olen vaadanud ja mul on tekkinud tohutu aukartus nende vastu tegelikult, kes on läinud läbi väga rasketest katsumustest ühe ainsa asja pärast. Ta on Jumala laps ja ta ei ütle Jumalast ära, ta hoiab kinni Jumalast. Ja muidugi Jumal on tõmmanud välja nendest rasketes olukordades, kui me kuuleme neid tunnistusi, kuidas Jumal on nende eludest teinud tohutuid imesi tegelikult. Ja näeme, et Jumal ei jäta oma lapsi kuskil maha tegelikult. Ja kui Piibel ütleb niimoodi, et kes suudab meid lahutada Jumala armastusest? Kes suudab meid lahutada Jumala armastusest?
kui Jumal on armastanud, nii ütles ta, Jeesus suri meie eest ja kannatas Golgata risti, kannatas valud, haavad minul ja Piibel ütleb, et Jeesuse vermete haavadega on tervist tulnud. Täna on Jumala tõotused meie käes tegelikult, igas olukorras. Et me ei pea vaatama olukordade peale, vaid ma usun, et olukordades me võime silmad tõsta nende asjade peale ja paluda Jumala avama südame silmad, et ma võiksin näha seda võitu, mida sa Golgatal tõid pimedas üle, seda võitu, mida sa Golgatal tõid hingemaenlas üle, et see täna ikka makseb veel, sa täna ikka valitsed ka nende olukordade üle, kui paistab teinekord, et pimedus on meie ümber, aga Piibel ütleb, et meie oleme maailma valgus, sest Jumal on meie sees. Kristus meie sees, auhiirguse lootus. Me oleme nii hinnalised tegelikult Jumalale. Me oleme nii hinnalised, et ta on meid kutsunud ja valinud ja paljud asjad, mis on huvitav näha, et kui me vaatame ka Piiblis, need asjad, mis esmapilgul tunduvad teinekord nagu kaotused olevat. Kui me vaatame ka Golgatal Jeesuse risti surma, siis esmapilgul tundus see üks kaotus olevat. Jüngrid olid kõik nii masendatud ja muserdatud. Nüüd meie issand ja kuningas ja meie juhataja, ta löödi rist ja nüüd on kõik läbi ja paljud läksid Jeruusalemmast ära. Tegelikult Jumal muutis selle võiduks. Ja need olukorrad, mis teinekord on maailmas, tunduvad tõesti kaotused olevat. Need Jumal muudab need võiduks tegelikult. Jumal muudab need võiduks ka nii et Jumal armastusest tegelikult, kes saab neid lahutada? Aga see on meie kätte andnud, Jumal on meie vaba valik nüüd. Jumal on valikanud igas olukorras, mida sa valid, mida mina valin. Ja me teame, et elu on nii lühike tegelikult. Ja Jumal on üks plaan meie eludes. Ja nüüd ongi see asi, kas ma tahan olla selles plaanis, kas ma tahan selle plaani täide viimis Jumal on minu ellu viinud. Ja mitte sellepärast, et see kuidagi käsu kaudu oleks, vaid et ma oleksin ühte innukust täis, ühte põnevust täis, mida Jumal teha saab minu kaudu, mida Jumal teha saab teiste inimeste jaoks tegelikult. Nende jaoks, kes täna ei tunne Jumalat, nende jaoks, kes täna käivad pimeduses. Tegelikult Jumal on nendele inimestele palju plaan, aga Jumal tahab minu ja mu vendade kaudu Jeesuse esile tuua tegelikult. Nii et Jumal tahab oma armastust ka nendes olukordades esile tuua, just kui inimesed on meie kõrval ka tegelikult muserdatud ja masendatud, et me võiksime olla nendele ka sellise innustuseks ja ülestõsteteks, mitte nende maha muljujateks, vaid et me tõesti inimesi ka, meil on Jumala sõna, millega me saame inimesi lohutada tegelikult. Ja suunata juhataja. Ja võib-olla nendes rasketes olukordades paljud inimeste südamed pöörduvad Jumala poole. Paljud inimesed hakkavad mõtlema tegelikult igaviku asjadele ja kelle käest nad kuulevad tegelikult seda päästet, kelle käest nad kuulevad seda väljapääsu, kelle käest nad kuulevad seda Jumala sõnumit, nii et see on meie kätte täna. Nii et ma tahaksin ka innustada inimesi, kes istuvad kodus võib-olla, et kui ei ole selliseid avaliku Jumala teenistusi. Jumal ei ole lahkunud kellegi seest. Kui Jumal on oma elu aseme teinud sinu sisse, kui Jumala püha vaim elab sinu sees, siis igal ühel on meil võimalik otsida isiklikult ühte suhet Jumalaga. Käia tema koos, ülistada teda, kiita teda, ükskõik mis olukordades ja tunda, et Jumal räägib meil midagi. Jeesus ütles niimoodi, et minu lambad kuulevad minu häält. Ja ma usun, et võib-olla teinekord see eraldumine nagu selline, see võib-olla teatud mõttes isegi inimeste usu tugevdamiseks. Kui me vaatame Joosepit, kes oli 13 aastat praktiliselt vangis ja kui me näeme, et ta ei langenud mitte ära sellest, mis Jumal oli talle andnud. Ta hoidis sellest kinni tegelikult. Ja täna ka, kui Jumal on kellelegi midagi rääkinud, kui Jumal on kellelegi mingisugune suuna andnud elus, kui Jumal on kellegi ellu mingi plaani on, hoia kinni sellest, liigu sellest. Jumal on ustav, ta
ta ei ole seda unustanud tegelikult, seda plaani, seda suunda meie elus ka, mis ta on rääkinud meile. Nii et need asjad tulevad esile, aga ükskõik mis olukorras, kas ahastus või tagakiusamine, nälg või alastulek või häda või möök. Ja kui me loeme siit Piiblist ka nendest usukangelastest, kes on Heebrea kirjast kirjutatud, see on tegelikult tolle usukangelast, aga ma usun, et tänapäeval on paljudes kohtades, paljudes riikides on neid usukangelasi, kes lähevad läbi samadest katsumusest, samadest asjast ja nad jäävad püsima tegelikult. Sest Jumal on see, kes meis on tegev, et me tahame ja tegutseme tema hea meele järele ja tema hea meel on tegelikult, et me võiksime oma südame silmad avatud hoida ja vaadata tema peale, et Jeesus armastab meid ja tema tahe meie suhtes on alati hea. Amen. Amen. Ja nüüd saame veel ülistada. Jumal on nii hea ja Jumal ei hülge ja jäta meid heanet. Et ta nõustab igas olukorras ja ta tõesti lihtsalt võime elada ühte ülistavat elustiili lihtsalt igas olukorras temale ja ta lihtsalt kannab meid läbi kõigest. Ja me ei pea kartma mitte mingit haigustega midagi, sest kui Jumal on meiega, siis kes saab olla meie vastu. Nii et lihtsalt usaldame Jumalat ja lihtsalt hoiame oma silmi temal, sest temas on meie lootus ja temas on meie rõõm ja temas on kõik, mis me vajame. Et on nii hea, et ülistame.
tule oma hiigu sees, et su aume näed. Issand, sulle igatseme vaid. Issand, sulle igatseme vaid. Issand, sulle igatseme vaid. Lihtsalt seda haigust või seda, mis iganes olukord peaks tulema või mis iganes on praegu, siis Jeesus, ma tänan, et me ei pea kartma seda, sest lihtsalt sina valitsed meie eludes, Jeesus, ja sina valitsed meis, Jeesus, täielikult. Jeesus, ma tänan sind selle eest, et tõesti lihtsalt sa ootad meid avasüli. Ma tänan, et meie issi lihtsalt ootab meid alati avasüli, lihtsalt käega aval, lihtsalt, et me lihtsalt me saame minna alati isa juurde, mis iganes murekoorma või kahtluste või mis iganes asjadega. Jeesus, ma tänan, et tõesti, et sina lihtsalt varustad meid kõige tervisega, kõigega, mis meil on vaja lihtsalt. Jeesus, ma tänan, et sa oled nii hea ja ma tänan, et sinus on küllak ja sinus on nii palju ja sinus on täiega lihtsalt piisavalt kõige ülekülluslikult. Jeesus, ma tänan, et lihtsalt sinu vere kaitse on üle meie täielikult. Jeesus, sinu nimel ma lihtsalt kuulutan lihtsalt iga ühele, kes kuulab seda ka ühte täielikku Jeesuse vere kaitset. Jeesus, ma tänan, et sina kaitsed meid kõige kurja eest. Ma tänan, et isegi kui mingi 10 000 langeb meie ühed küljed ja teised küljed, siis Jeesus, ma tänan, et meid siin puutub. Sellepärast, et Jeesus, sinu kaitse on meie üle ja ma tänan, et me ei pea kartma midagi, me ei pea kartma kurja ja me ei pea kartma haigust, sest Jeesus, sina kaitsed meid ja sina oled meie kõrval ja sina embad meid ja sa hoiad meid oma embuses ja sa lihtsalt hoiad meid kõige selle eest, Jeesus. Ma tõesti tänan sind lihtsalt selle kõige eest, et me võime olla sinu kaitse all ja ma tänan, et sina varustad, et sa oled hea. Ja issand, ma tänan, et sa oled hea isa. Ma tänan, et sa ei jäta meid häbisse ja ma tänan, et sa ei jäta meid eales hooletusse ja sa ei jäta meid eales nagu üksinda, sest sa oled meie kõrval lihtsalt kogu aeg, ükskõik kus me oleme. Jeesus, sinu nimel ma lihtsalt õnnistan igat kuulajat, kes seda kuulab ja lihtsalt vaatab ja Jeesus tõesti, lihtsalt ma tänan, et sinu vere kaitse on meie üle ja ma tänan, et taevad võivad olla avatud meie kodudes ja lihtsalt ükskõik kus me oleme, sest Jeesus, sina oled elav meis ja sinu püha vaim on elav meis ja ma lihtsalt tänan sind selle eest, et tõesti, et me oleme Jumala lapsed ja meil on antud meelele lihtsalt kuulutada läbi murda läbi kõigest, mis lihtsalt ei ole sinust ja mis seisab meil ees. Jeesus, ma tänan sind selle lihtsalt meelevalu eest ja selle identiteedi eest, mille sa oled andnud meile. See on nii võimas. Jeesus, tänu sulle. Ja Jeesus, tõesti. Tänu sulle, et sa oled nii hea.